praemuna ja juustuvas pretslit nagu ikka. Nagu iga päev. Ja see meie vana lemmikreves ma võtsime šokolaadipuhvi, nüüd joome vett. Ja auto sai korda. Me käisime mehaaniku juures, sest saime jälle sama veateate, mis üleeile. Saime sama mootori tulukese põlema jälle, et 3. silinder. 3. pihusti mingi probleem. Minu käes. Siis anname see jutt. See on siis elektriline pistik, mis sinna 3. pihustisse läks. Sellel olid millegipärast siuksed ühendused ja need saksa onud ütlesid, et nad lihtsalt tõmbasid selle, tuli lihtsalt niimoodi ära, et ühesõnaga siin ei andnud midagi ühendust nendes imelikes liidestes, mis siia vahele on keegi kurat teab kus millal teinud. Ja sellepärast oligi probleem. Panid terve uue selle ühe juhtme siia ja ülihea teenindus lihtsalt, nagu mingi tunni aega oli auto korras lihtsalt. Meil ei olnud mingit aega kokku pandud, lihtsalt roomasime sinna kuradi parklasse ja anti pakuti juua süüa kõik värki-särke põhimõtteliselt. Me muidugi keeldusime, aga väga mõnusalt ja rääkisid ilusti inglise keelt ja käisid, näitasid, milles probleem on, seletasid ära, milles probleem on ja nii edasi. Et nüüd on korras. Ja nüüd viisime šokolaadi ka neile Eesti šokolaadi. Jap, tänu tahaks, et nad nii kiiresti korda tegid. Ja me lihtsalt reaalselt tuleme mingi täis suvalisse linna nagu mingi... Ja mingi kaltsakad ka veel, mingid sõiduriidud seljas, umbes mingid sokid ja pläntud ja mingi normaalne turistikas lihtsalt. Mingi hullu digistand ka siin sõidu ajal ja siis oleme siuke, meie sprinter on katki ja siis nad olid mingi et kutsub mingi mehe ja siis see mees tuli mingi teame, probleem leitud ja hakkame ka tegema. Nagu jumala okei nagu. See väga kiiresti käis see parandus. Nii et jah. Ja kuna oligi kuna see aprillis ka tegelikult oli sama 3. silindriga probleem, et siis ilmselgelt see probleem on kogu aeg tegelikult olnud see, mitte pihustites. Mitte, et ma ütle, et meil pihusteid uusi polnud vaja, kui need pihustite testi tulemused võib ka täiesti katastroofiliselt tegelikult. Et nüüd peaks jälle mootoril natuke kergem liigutada ennast ja milku paistab mootoril. Tegelikult on meil 500 000 sõita, aga see on peaaegu. Lebo. Me pole nagu mingid regular turistid, me oleme siuksed irregular turistid. Kuna see Rain Falls oli kinni, nagu ma ei tea, kosk pannakse kinni. Vaata, see on terav. Kosk pannakse kinni põhimõtteliselt ööseks. Et vaata, tegelikult oli piletiautomaat katki, kust oleks saanud sealt lähemale, kus me parkisime, oleks saanud vaadata. Siis me vaatasime, et kuskilt siit peaks ka nägema.
ja nüüd me kõnnime mööda mingi, ei tea mis, mingi kiitsuke värk jõe ääres. Käisime ümber mingi imeliku selle ja noh, paistab, asi paistab, et midagi me ikka näeme. No, ma arvan, et me saame lähemale veel. Esimene hommik Šveitsis või noh, enam ei ole hommik, nüüd on juba 11. Saime siis magada seal samas Rainefallsi parklas, kuna seal oli õhtul 6, hommikul 9 oli tasuta parkimine ja võis ööseks jääda. Nii et me magasime seal. Hommikul tegime vehkat sealt ja jah, seal oli väga vähe neid, mõni üksik autoelamu oli veel peale meie. Siis meie esimeseks missiooniks oli interneti saamine täna, kuna normaalselt ükski Eesti mobiilipakett siin ju ei tööta või noh, et internetti ei jagata. Et siis ma vaatasin nii palju, mul oli kaart, Google Maps oli ennast alla sikutanud, et ma vaatasin mingi kaubanduskeskuse välja, läksime sinna ja seal ei olnud. Ja siis nad ütlesid, et minge linna, kesklinna ja vaadake, seal on need mingisuguste mobiilioperaatorite esindused, et sealt saab need prepaid kaarte. No, ja lihtne öelda, kui sul kuradi kaarti pole. Aga märkide järgi sõitsin siis linna, panin kuskile parklasse auto ära, parkimiskohad on siin mingi mega väiksed lihtsalt, et mu 6-meetrine, no ei mahtunud sinna. Ja parkimise eest pandi sentidega. Ja parkimisautomaat oli sentidega siin. No meil oli ainult eurodaga. Ja õnneks meil oli eurosid ja eurosid võttis see aparaat ka vastu, et siis meid päästis. Saime mingiks tunniks ajaks parkima panna ennast. Ja siis läksime linna vahele. Leidsime mingi esimese mingisuguse mobiilipoe, seal meile öeldi, et jaa, meil on küll kuuajane pakett, 10 giga internetti, 50 franki. Ma olin mingi 10 giga 50 franki, et vaada W2F nagu, et mis asja nagu. Ja siis vend oli mingi, ei noh, kui see on vähe, siis 60 eest saad 100. Siis ma olin nagu mis äärmused, need on 10 giga ja 100 giga. Mõtlesin, et okei, thank you, ja ma lähen vaatan edasi või noh, mõtlen natuke selle peale. Läksime edasi, siis leidsin mingi siukse koha nagu Sunrise. Ja minu mobiil oli ka Sunrise'i mobiilivõrgus samal ajal. Ja neil oli üli mõnus värk, et nädalane pakett ehk 7 päeva kestab 20 franki ja internet on unlimited nagu, et ei ole mingit piiranguid, kui palju sa võid seda kasutada. Minu arust üli mõistlik, väga okei hind. Ja võtsime esialgu nädalaks, et kui me jääme kauemaks, siis saame pikendada, aga soovitan, et Sunrise siukene koht ja sai väga kergelt 20 franki ja unlimited internet nädalaks ajaks. Ja meil on siis siuke pisikene, ostsime Saksamaalt siukse pisikese 4G modemi ka.
see ruuteri, mis meil siis wifi't teeb, et siis ostsime ühe SIM-kaardi, panime selle sinna sisse. Ja nüüd meil on siis wifi koos unlimited internetiga 7 päevaks siin Šveitsis olemas, et oleme internetis. Saame manööverdada ja kõiki asju teha. Praegu oleme siis kuskil siin 20 kilomeetrit enne Zürichit kuskil Resteplatse ja tegime väikse Resteplatse, see ei kõla üldse nagu norra keel. Ja siis jah, teeme siin väikse hommikusöögi, sain kohvi ja siin vaatasin, et siin on see kämperite tühjendamiskoht ka, et ma saan oma halli vee välja visata ja vist teen põldikule ka puhastuse ära. Et siis on hooleta tükk aega jälle. Et kuigi vets ei ole täis, ma arvan, et see ei ole poole pealgi. Aga võib-olla on ka, ma ei ole vaatanud. Ma ise üritan võimalikult vähe seda kasutada, aga Kärt on väga usin kasutaja. Et siis, jah, noh, mul on vähe lihtsam ka, lähen põõsa taha, võtan välja. Aga jah, et teeme need asjad ka siin ära ja vett peaks meil vist olema. Äkki saab siin vett ka täis panna, kui meil on vaja. Ja siis lähme edasi. Vaatame, kuhu tee viib. Zürichist lähme mööda, Zürichisse sisse ja hakka minema. Nii lollid me ei ole. Ütleme, et esialgne mulje on see sõna, on ju. Esmamulje ei ole kõige parem sellest Šveitsist. Ma mõtlesin, et see on mingi heaolu ühiskond, aga suht kahtanen. Jah, ma ütlen, ei ole ka nii puhas, kui ma arvasin siin kõik ja nii edasi, et minu arust Saksamaa nagu oli tunduvalt puhtam ja Norrast rääkimata, et Norra oli veel rohkem puhas koht. Ja, no Saksamaal ma ütles ka, et oleks must olnud, aga siin ikka nagu prügi maas ja mingi haiseb ja ma ei tea, majad on rääbakil ja ja autod on siuksed kuradi roimad, et anna minna lihtsalt, no ma ei tea. Siin on mõni auto on siuke roim, et Eestis ei lubataks tee pealegi. Nad panevad siin minna nendega. Et jah, ma ei tea. Ma arvasin millegipärast, et siin on natuke teissugused seisud. Et no võib-olla jah, kui me jõuame sinna mägedesse natuke teine nagu värka, aga hetkel küll on pigem, ma ei tea, ei yes. Lihtsalt mingi wow-efekti oleks. Jah, hetkel ei ole jah siukest efekti. Et linn, ütleme see esimene linn, kus me olime, see ei olnud väga nagu kutsuv. Aga no vaatame, mis edasi. Et ega me siit jooksu ei pane peale esimest linna. Et vaatame, me tulime siia tegelikult ikkagi ju mägedesse ja matkama, et mitte linnadesse. Nii et eks me vaatame edasi. Terts nagu on ilus. Pisikene küngas, pisi küngas, pisi küngas. See on nii pisikene küngas, nii pisikene küngas, nii pisikene küngas. Pisikene küngas, Kas sul on vaja püksikuid vahetada, kallis? Mul on vaja kõike vahetada. Vihmane. Vihmane või? Väga ilus on. Pisike küngas, ma vaatan sinna poole. Igale poole, kuhu vaatad, on suht okk.
ei, väga ilus on siin. Täitsa laadnad vaated. Väike järvekene. Parem kui Lasnamäel. Arvad, jah? No natukene. Siin on väike siuke kiviga kas, jah. Ja väga ilus, seal on nii kirik, jah. Väga ilus. Nii puu on seal katke näinud. Mis sulle ei kõlba? Junnid. Junnid? Kelle junnid? Kitse lambal lehma. Kuulsite kitsed? Me tulime sealt ülevalt. See putka seal on see, kust me peale läksime. Tšau, lehm. Vaata, üks lehm sügab seal ennast. Autod siin mäe otsa ronivad lihtsalt. Ma ei tea. See kurv oli epiks. Ma arvan, sinu vaatest võis see väga äge. Ta pani filmimise kinni. Mul kaamera läks. Ma ei suutnud. Ratturid. Ma lihtsalt ei suutnud selleni jõudnud. Ongi. Arvest, kui palju siin inimesi on, ma kardan, et pole kohta. No siis me peame täna alla sõitma. Siin on täitsa tühjus. Kas just täitsa tühjus? Kuidas sa siis kommenteerid tudumiskohta meile? Ei tea, veel pole õue läinud. Ilus on küll. Ikka räigelt ilus on. On räigelt palju rahvast. Öösel oli jah rahulik. Tegin lumememme moodi asja. Oh jee, keset juulit. Hästi järsud kurvid ja nii edasi. Need on nagu hullemad kui see Laisenbottenis. See Laisenbottenis sa ei saa hoogu üles, vaat see oli hästi lühikesed sirged. Jaa, oli jah. Aga siin on nagu mingi räiged pikad sirged, siis tuleb järsku mingi, siit tuleb nüüd 180 nõelakas. Ja nagu kohe auku. Laisenbottenis seda ei olnud nagu, siin on nagu kohe, noh. Siit kui välja paned, siis on aidaa, noh. Palju järsema. Siis sa meie pole mõtet enam lugeda. Aga, ja noh jah, kiirused on nagu suurem. Aga autole on nagu, see on lahti nagu parem. Laisenbottenis on lihtsalt kogu aeg pidurite peal, siin saab ikka vaega pidurid lahti lasta. Igapidi hirmus. See on eepiliselt ilus tee lihtsalt. On. Täitsa haige. Me peame sinna Furkabassi ka minema. Tagasi teed Furkabassi. Kus kandis see on? See peaks siin samas, no see kõik siin samal nende üle Atti minekul kõik passid. Ma ei oska muud öelda kui ok. Millist oma hetest seisma jääda? Pann, kui saab. Pannid pähe, see tuleb nokki. See oleks küll edama. Üle ääre all lihtsalt. Kannast isegi vahest kinni.
võib-olla ka mingi avarii või midagi ära. Võib talv on. Jah. See pann elab oma elu. Ta living tee vabadus. See oranž auto on juba, ma ei tea, kus pära paremist. Mul siin vaja vaadata, et pannid elama ei hakkaks ja kõik muud jutud. No, jah. Ja no tegelikult on vaja ringi ka vaadata. Jalutad, teed. Lähme sööma. Lähed sööma. Vaadata ei ole samal ajal midagi. Lähme. Aga jalakäijatele teed ei ole, nii et... Siin kergliikusteed ei ole moes. Siin ainult autoga. Aga noh, proovime hakkama saada. Siukene regular jalutuskäik. Oo, tunned. Mis see on? Siloais. Oo jee! Tuleb välja, et seal oli ikkagi tee ja me lihtsalt lollid käisime mööda autoteed. Nagu ikka. Ai, lollo. Pärast saab sinna joa juurde. Ma vaatan, et seal saab ka ju. Vist. Ma ei tea. Joa juurde. Linna juurde. Ma ei tea. Ma ei tea, kus seda saab minna. Noh, igatahes me oleme vaatama, kas me üldse süüa saame sealt. Tahaks midagi vahetuseks süüa, midagi kohalikku. Tahaks liha hammaste vahele. Tahaks küll, jah. Me ei ole liha 2 nädalat vist söönud juba. Ära aja, alles sõid kana. No kana, aga nagu muud liha. Selles mõttes. Kui tellid midagi, siis sa jood tiimad. Kõrrega. Ma ei tea, mul on bänger. Ma võtsin brownie ja see oli kindla peale minek. Me võtsime, et ta saab üldsegi pannkooki. Aga see ei olnud see, mida ma soovin. Me käisime söömas kuskil. Ei tea kus. Ja seal oli see, et lõunasööki pakuti mitte õhtusööki veel, aga me tahtsime räigest snitslit saada. Mida me tõegi lõunasööki saanud, aga saime mingi pitsalaadse asja. Ja siis me tellisime magustoitu, millega me läksime full alt, sellepärast me ei saanud keelest aru. Ja see kõik on siin saksakeelne, nagu kõik, nagu mitte midagi pole inglise keeles. Nüüd me veel jalutame, otsime Pronksist tädi üles ja siis läheme tagasi campsite'i. Ja ma näitan kohe ümbrust. Siuke väike tavaline jalutuskäik. Suhtok. Siuke casual. Siuke natukene igal pool on natukene mäge. Ja siis me käisime seal söömas, siis mul veel oli mingi väike laps kõrval lauast, siis lõpuks tuli ja siis ei kuulanud mind korra. Siis võtsin talle hallo ja siis see laps õppis ära. Ütles terve aeg hallo. Nii et see oli lapse teine sõna, mille ta ära õppis. Ja kui ma ära läksin, siis see laps kogu aeg korrutas hallo, hallo, hallo. Et suht nunnu. Aga jah. Väike vesi. Nagu vaatad siiamaani niimoodi, kui kõrgemale ei vaata. Siis on nagu suht top vaade ja siis vaatad ülespoole, siis vaatad veel ülespoole ja siis, mis siis toimub? Jah, ta räägib sellest seal. Crazy. Ints otsis tädi. Me leidsime tädi. Natuke kõndisime sealt alt siia üles. Et hiljem tõlkida või? Kes see tädi oli? Wow. Siin nagu oleks sellest tädist juttu. Jah. Aga siin on nagu juttu, kes selle tädi pärast leidis kunagi või? Ei tea. Ma ka ei tea. Ma ei saa öödega mütsi aru. Noh, kandmenis. Im jahre tode vöhen in kandem 670 mentions. Fast alla leben wonder landwirstraft.
Dank dem Ausbau des Schwemmbergers ist der Sustenpass mit leichten Wagen bis Schweden im Meiden. Miks neil kogu aeg suur täht igal pool on? Kas kõik on nimi? Need on kõik nimed, need on kohanimed, vaata. Need on kõik kohanimed. Ta joppen puhna. Aga ma ei tea, miks neid kohanimest nii palju on. Aga kas ta istuski siin? Äkki ta ootas oma mingi armastatud või midagi? No, tahangi teada saada. Ta on veel kõrtsilne vaata. Ja mis ämblik on silma pesa teha. Joo, on jah. Kahjata kinni on võtad ka. Näe jalafetišitke. Kalla. Kuhu sa ta kaasa võtaks? Bussi. Miks? Annaks istuma kõrvalistme peale. Mina istun kõrvalistme peal. Saaban suu paneks poldiga siia külge kinni. Tule eest, ma teen tädist pilti. Ära sega. Indrek on armunud tädisse. Ma olen terve päev tahtnud tädi juurde. Terve päev sa avasid selle mingi aeg. Igatahes tädi on leitud. Seal on meie campsite. Nüüd see on palju rohkem täis, kui me ära läksime. Siin on tõugud. Need tõuke oli nii Norras kui ka siin, aga Norras on hästi suur mustad. Siin on pruunid nagu Eestiski. Nii et jah, me jõuame varsti tagasi campsite'i. Ja siis õhtul mõtlesime, et vaatame mingit filmi.